Tšau, tänase video teema on, miks me peaksime lugema äärmuslike poliitiliste vaadetega inimeste raamatuid. Ma peamiselt käsitlen kolme raamatut, Kommunist manifesto, siis ma ei mäleta, mis selle raamatu nimi on, äkki see on maoism, ka põhimõtteliselt nende manifesto ja siis Unabomber manifesto. Ja ma korraks täpsustaksin ühte terminit ka. Kui sa oled 17-aastane, sulle meeldib sotsialism, siis sa ei ole poliitiline äärmuslane. Sa oled lihtsalt vahepeal mõelnud mõtteid, mis on normaalne. Inimesed mõtlevadki erinevaid mõtteid. Ekrelased tunnevad vahepeal naistele kaasa ja Kaja Kallas võib-olla vahepeal mõtleb, et kas demokraatika on kõige efektiivsem viis. Inimestel lihtsalt on mõtted ja see on täiesti normaalne ja see ei ole selle tõttu eriti huvitav. Poliitiline action ja päris füüsiline elu on see, mida ma pean praegu silmas, radikaalsuse, äärmusluse, ükskõik mis selle all. Siin on see esimene graafik. Meie mõtlemist mõjutab ühiskond väga sügavalt. Ja siin te näete ühiskond, see on nagu, ma ei tea, päike või planeet ja seal on gravitatsioon ja see tõmbab sinu mõtteid sinna suunas. Ehk siis, kui sa tavaliselt chillid ja see on umbes sinu mingi, siin sees on sinu päris olemus ja siis sinu mõtted, mida sa oled võimeline mõtlema ja siin on mingid üleüldised elukogemused, siis sinu suurem osa mõtteid satub sinu ja selle ühiskonna vahelisel alale, need mustad täpikesed siin. Aga see on tegelikult väga kitsas maailma kogemise mõnes mõttes variant, nagu te siin all näete, see ikkagi piiritleb ära, milliseid mõtteid sa suudad kogeda. Aga kui sa loed kedagi, kes mõtleb väga mõnes mõttes väljaspool meie praegust aktsepteeritud frameworki, siis sa saad kogeda mõtteid ka iseenda sellel teisel poolel. Ja sa tunned kuidagi, et sul on lubatud nüüd mõelda uusi mõtteid. Ja see tekitab kuidagi sooja tunde. Sest et ongi, see ei ole see, et sa nõustud tema mõtetega siin tema punktis, aga et sa koged mõtteid nüüd mingis uues vahemikus ja mingid neist mõtetest lähevad sulle väga korda, mis sa koged. Ja üldse naljakas on see, et minu arust sellised raamatud võiks palju rohkem lugema, sest et me tihti leiame sealt ka asju, millega me ei nõustu. Ja need mõned lillad punktid, mis on võib-olla siinpool, me tegelikult kogeme ka väga ühiskonda pooldavaid mõtteid, lugedes raamatuid inimeste poolt, kes võib-olla on väga ühiskonna vastased. Võib-olla üks hea näide sellest on minu arust Kommunist manifesto ja seal vist on ka seda nalja veits, et need inimesed, kes seda on lugenud, nad lõpetasid ära olemise, nagu kommunist olemise lõpetasid ära. Ja selles on nagu mingi tõed ära, nagu et meil on muidugi nii-öelda neosotsialism äkki, kuidas seda kutsutab. Ehk siis see on nagu uuendatud tänapäeva maailma jaoks, aga kui sa loed seda originaalteksti, siis on suht nagu iganenud mingis kujus ja mingil kujul see tahtis mind panna vähem toetama sellist laadi siis sotsialismi või isegi kommunismi, ehk siis see mõnikord töötavad ka nagu vastupidiselt. Igatahes, me tahame laiendada võimalike mõtete skaalat. Võtame need raamatud konkreetsemalt ette, ma mõtlesin veidi tutvustada siis, millest nad räägivad. Unabomber oli Ameerikas mingi mees, kes alguses tegi ülikooli ja siis ta vist töötas seal ülikoolis ka õpetajana, võib-olla matemaatikaõpetajana, ma ei mäleta kõike. Aga siis mis taga juhtus oli see, et ta oli nagu mingi CIA katsete all või midagi ja igatahes asjad läksid nagu aina halvemaks, tema läbisaamine nii-öelda ühiskonnaga ja siis ta elas metsas tükk aega
ja hakkas pomme saatma vist kas ajakirjanikele, kes ei võtnud vastu tema teoseid ja ka mingid tehnoloogia inimestele. Fair point tegelikult, ma tahaks teada, kui palju inimesi ta tappis või... Okei, ta tappis 3 inimest. Igatahes, mõrvar, paha värk. Need raamat on üllatavalt based. Võib-olla see idee, mis minule sealt kõige sügavamalt sisse oli see, et tehnoloogia on palju tugevam social force kui meie soov vabaduse järgi. Et see ei ole nagu isegi võitlus, et me tahame vabadust ja me ei taha olla, et mingi riik meid saaks jälgida ja kontrollida kõike. Seda sõda ei ole olemas, sest et literally kedagi tegelikult ei koti. Need mugavused, mis meie maailmas siin praegu on, nad override'ivad ükskõik millise meie iha vabaduse järgi. Aga see, et on nõrgem, see, et on hapram, see võib olla üks märk sellest, et see on üks asju, mida me peaksime elus väärtustama. Samamoodi umbes nagu armastus või hellus või lapsed või selles hapruses on võlu. Ta on precious ja kaitsetu mõnes mõttes. Aga et seda sõda ei ole olemas. Seal ei ole võimalik teha kompromisse tehnoloogia ja vabaduse vahel, sest et tehnoloogia alati võidab. Ja selle tõttu ta jõudis ka muidugi selleni, et ainus variant on radikaalne muutus. Enne räägis suht palju vasakpoolsetest, mis oli naljakas, aga siin on veel mõned mõtted, mis mulle väga korda läksid. Ta rääkis, et üks asi, miks me oleme nii depressioonis ja mida me inimestena väga sügavalt vajame, on power process. See on põhimõtteliselt see, kui sa saad luua iseenda eesmärgi, valida selle. See vajab pingutust ja sa pingutad ja sa saad selle eesmärgi kätte mingil kujul. Attainment, nagu mingil kujul, ja sa suudad oma eesmärgid ellu viia. Ja see on nagu üks baasasjadest, mida me inimestena tahame kogeda. See annab meile meaningut. Ja suuremal osal inimestel on siin ka 4. samm, mis on see, et see kõik toimub mingis teatud levelil autonoomsuses. Ehk siis sul on ikkagi kontroll iseenda üle ja see eesmärk aitab sinu iseenda elu. Kõik inimesed võib-olla seda ei vaja, mõned inimesed saavad mingi suurema poliitilise liikumisega näiteks samastuda või sporditiimiga, aga mõned vajavad seda autonoomsust rohkem. Ja see on üks asi, mis meil mõnes mõttes on puudu, nagu meie eesmärgid tihti tunduvad kas liiga kauged või samas nad on liiga kerged, nagu endale toidu muretsemine või sooja hoidmine, need ei ole enam päris asjad. Ehk siis me ei tee mitte midagi, mis meid päriselt elus hoiab. Ma olen seda vist varem kui kuskil rääkinud, et kui ma praegu lihtsalt lamaksin maha ja ei teeks enam mitte kunagi mitte midagi, mind hoitaks elus, mul on soe. Nagu see süsteem lihtsalt töötab liiga kergelt. Ja samas mingid asjad, näiteks enda maja saamine, tundub suurem osa inimeste jaoks liiga raske. Ehk siis meil on veits paigast ära see osa. Ja ta peamiselt mõtles kogu aeg, kui lappes on meie tehnoloogia areng. Ja see on väga naljakas, sest et see raamat kirjutati, ma arvan, mingi 40 aastat tagasi. Eks meie situatsioon on tegelikult väga palju halvemaks läinud. Me ei ole mõeldud elama nagu nii tiheda populatsiooniga, nii isoleeritult loodusest. Ja üks asi, mis ta võib-olla välja tõi, on see, et meil on väga kiire social change, nagu maailm kogu aeg muutub. Minust, kui ma suureks kasvasin, siis hästi palju räägid seda tuleviku töökohad või et me peame olema valmis ümber õppima töökohti või et see ei ole tegelikult viis, millest inimesed aru saavad. Me elasime nii kaua loodusega koos, me elasime tegelikult väga mittemuutlikus maailmas, kus olid väga ranged reeglid ja meie aju lihtsalt ei ole võimeline leidma tähendust elul, mis muutub nii kiiresti. Ja lihtsalt see tunne noortel praegu, et meil ei ole tulevikku, sest et see maailm, nagu sa ei saa midagi usaldada. Meil ei ole kogukondi, meil ei ole
jõudu. Ja mingid sellist security'd. Siis ta rääkis sellest, kuidas meil on kogu aeg progress ja areng, aga see areng ei ole tegelikult implementeeritud kuidagi sellele, et see meie elu paremaks teeb, vaid kõik lihtsalt tahavad kogu aeg areneda teadusi värki. Üks asi, mis ma õppisin ta raamatust, ma õppisin ümber sõnastama enda peas revolutsiooni. Kui ma lugesin näiteks 1984 kunagi, ma jõudsin sinna punkti, et revolutsioonid on mõttetud, sest et nende järel tuleb järgmine revolutsioon alati. Ja siis, kui sa vaatad mingi, ma ei tea, Mephisto teatretendust, siis sa saad aru, et kui hirmsad on revolutsioonid, kui palju see teeb tavainimestele halba. Sa tahaksid demokraatlikku maailma ja et asjad otsustatakse võrdselt ja rahulikult ja et kõik jõuaksid kohaneda. Probleem on selles, et mitte kedagi ei koti reformid. Rahulikud muutused on nii igavad, et mitte keegi ei tule sellega kaasa. Ehk siis see ei ole see, et inimesed tahaks revolutsiooni teha. Nagu suurem osa inimesi ei ole liiga elevil sellele, et relvadega umbes tappa teisi ja me kõik saame aru, et mündil on mitu poolt. Aga probleem on selles, et kui sa ei tee revolutsiooni, siis sa lihtsalt ei leia toetajaid. Ja revolutsiooni on vaja selle jaoks, et inimesed tuleks sellega kaasa. Sest et see muutus tehnoloogia vastu on nii raske, see nõuab väga palju ohverdusi ja inimeste terveid elusi, et kui see on reformide kujul, siis see ei õnnestu kunagi. Aga revolutsioon on naljakas asi, mis tekitab inimestes nii palju elevust, et sellega tullakse kaasa. Ja eks siis tihti see ei ole see, et revolutsionäärid teevad revolutsioone, vaid inimesed lihtsalt revolutsioon on ainus asi, millest ka tavamassid hoolivad. Eks see oli midagi naljakat. Ja siis võib-olla lõppu selline mõte, et kujutate süsteemi, mille nagu olemus on inimeste jaoks nii talumatu, et nad on valmis ennast ise ära tapma. Aga me anname neile narkootikume, et võtta ära nende valu ja õnnetus ja panna neid funktsioneerima süsteemis, kus nad ei ole kunagi mõeldud olema võimelised toimima. Ja see on hirmus mõelda, aga põhimõtteliselt umbes nii antidepressandid töötavad, kui kõik meie muud väga levinud ained, mida meie ühiskond kasutab, olgu see nikotiin või õlu või ükskõik mis. See on hirmutav. Nagu see meie võime võtta valu ära, see, et meil on vaimse tervise abi aina kätte saada, me suudame psühhedeelikumidega ravida PTSD-d sõjas käinud inimestel. See kõik jõuab tegelikult lihtsalt sinna punkti, kus see ühiskond saab meid rohkem piinata, aga siis anda meile mingi aine, mis teeb meid õnnelikuks, et siis me suudaks eksisteerida edasi süsteemis, mis on muidu välja kannatamatu. Me oleme kõik väga osavad enda õnnelikuks tegemises. Ma käin trennis ja ma loen ja ma mediteerin, aga mingil kujul nad tegelikult varjavad seda, et see süsteem ei ole funktsionaalne. Tiinekeas poisid ei peaks õppima koolis vene keelt ja nad peaksid olema fucking õues ja ringi jooksma. Nad on kasvavad organismid nende kõige pulmbitsemas elust versioonis ja me paneme nad istuma 8 tunniks tuppa. See on absurdne. Okei, nii palju sellest. Siis nagu sa näed, siin kommunist manifesto kohta on väga vähe, sest et minu arust see oli suht igav raamat. Siin oli üks naljakas koht, kus nad ütlesid, et kui sa oled mures, et nad võtavad private property ära, siis tegelikult 90% inimestest juba ei ole niikuinii private property't, mida ära võtta. Ja ma ei tea, kas see oli tol ajal tõsi, aga see on praegu minu vanuses väga tõsi. Noortel inimestel ei ole enda asju. Me rendime autosi, tõukse, rattaid, kortereid, põhimõtteliselt mingid läpakad, telefonid on kõik umbes mingi järelmaksuga. Me ei oma mitte midagi põhimõtteliselt. Ehk siis tegelikult, kui siin oleks näiteks mingi sotsialistlik revolutsioon,
siis mis eraomandit siin üldse on veel ära võtta? Meil ei olegi midagi, eks ainult need inimesed, kellel on eraomand, mis nende teooria järgi sel hetkel oli nagu väga väike protsent, saanud nemad kannataks. Ja siis nende süsteem läheb edasi veel selle järgi, et aga nad said selle üldse teiste inimeste arvelt ja bla bla. See oli just naljakas. Ja seal maoismis oli, võib-olla nad toonitasid üsna palju üle seda, et sinu mõtlemise framework on väga-väga täpselt overlaid sinu klassi mõtlemisega. Ehk siis sa mõtled täpselt nii, nagu need inimesed mõtlevad, kellel on umbes sama palju raha kui sul või kellel on sarnased vanemad, kes kuuluvad samasse klassi. Ehk siis kui sulle tundub sotsialistlik revolutsioon paha, siis see ei ole, et see oleks nagu praktiliselt õige, vaid et lihtsalt sinu klassi jaoks on see paha ja sa ei suuda väljaspool enda klassi väga mõelda. Nad olid suht karismaatilised oma tekstiga. Näiteks nad ütlesid siin seda, et see on hea, kui vastane meid ründab, sest et see tähendab seda, et me oleme ennast eristanud nendest. Ja üldse nagu mingi täpsus nendes manifestodes on tegelikult väga lummav, väga respectable. Näiteks, we communists never conceal our political views. Neil on nagu konkreetsed reeglid ja läbi nende reeglite nad suudavad luua mingit süsteemi. Ja ma tõesti ei ole näinud kuskil nii konkreetselt välja kirjutatud reegleid. Ja ma arvan, see on nagu see ainus tugevus tegelikult seal, sest et nad ei ole tegelikult filosoofiliselt nii tugevad minu arust. Või nagu nad vahepeal kirjutavad täieliku sitta, näiteks mis asi on two types of wars, progressive wars, mis on siis õiglased, ja against progress, mis on siis ebaõiglased. Ja et kommunismid proovivad peatada ebaõiglaseid sõdu ja luua õiglaseid sõdu. Kõik, kes on sõjas, arvavad, et neil on õiglane sõda, see ei ole nagu mingi päris asi. Ja nad üldse olid suht kahtlased ja see, milline see praktikas kõik oli, on tõenäoliselt väga hirmus ja miljonid inimesi on tapetud, nii et seal ei ole mingit poolt, et ma seda toetaks. Aga võib-olla see lõpumõte on, et clarity is strength ja kui väga nagu tegelikult nagu, et radikaalsus eksisteerib sellepärast, et see teravus ja täpsus on lihtsalt nii suur tugevus. Ja see on nagu see ainus asi, mis hoiab neid koos. Ja kui sa suudad väga hästi defineerida, et kes on su vaenlane, kes on su poolt, siis see idee tegelikult levib väga hästi. Aga samas kõik need asjad praktikas on täiesti jubedad olnud. Laiendage potentsiaalsete mõtete arvu skaalat. Tšau tänaseks. Panen video kinni.